See, kes täna ennustab selle kriisi lõppemiskuupäeva, kindlasti lihtsalt niisama spekuleerib, et ma arvan, et sellist inimest ei ole täna olemas, kes ütleb, kuna see kriis lõpeb, et see ongi asja juures nagu kõige hullem. Et me ei kontrolli seda kriisi ja me ei saa ka mingit plaane teha enne, kui me näeme, et see kriis hakkab taanduma. Siis on võimalik alles hakata mõtlema, et kuidas seda äri uuesti käivitada. Et meil on kokku 24 lennukit, mis ühe Eesti firma jaoks on äärmiselt suur number. Ja täna lendab nendest paar-kolm tükki. Et jah, suur osa lendudest on maas üle 90%, nii et no kokku andsime tööd circa 600 inimesele. Et neid uuringuid on väga palju tehtud maailmas, kus on ära tõestatud, et need otselennud ühele riigil on äärmiselt olulised. Majandused kasvavad ja edenevad oluliselt kiiremini, kui need lennud on olemas. Siin tuleb vaadata, kui tihedalt ja milliste riikidega me oleme majandussuhetes, et see on nagu esmaoluline. Me räägime nüüd otselendudest, et meie jaoks kindlasti on väga oluline Rootsi, Soome, Taani, Kesk-Euroopa, et äriinimene lendab hommikul kohtumisele ja tahab õhtuks koju tagasi saada. Et kui kriis läbi saab, siis meil on kindlasti väga oluline taastada kiirelt ühendused Rootsi, Taani, Leedu, võib-olla ka Peterburiga ja oluline on seda võimekust säilitada, et me saaksime neid liine teha, aga selleks tuleb see kriisis ellu jääda. Miks meil on vaja oma rahvuslikku lennufirmat? On just selleks, see kriis väga hästi näitab, et sellistel hetkedel on igaüks enda eest väljas ja kui meil ei ole täna sellist võimekust alustada lendudega, siis oleme palju halvemas olukorras kui need riigid, kellel on oma lennufirma. Täna on oluline ettevõttele tuge pakkuda, et see kriis üle elada. Et seda teevad kõik riigid ka meil ümberringi, kes oma lennufirmasid toetavad, et nad näevad, kui oluline on seda võimekust ühes riigis hoida. Et kõik need kriisid näitavadki meile tegelikult, kui oluline on ise endaga hakkama saada. Selline oma lennunduse olemasolu on minu meelest ka üks osa meie iseseisvusest ja iseseisvalt hakkama saamisest. Eestis on tehtud päris mitu mõju-uuringut, palju siis lennundus meie majandusele nagu tähendab ja see on kuskil üle 3%, 3–3,5%, mis on tegelikult äärmiselt suur protsent tegelikult. Üks töökoht lennunduses annab äärmiselt palju lisandväärtust, sest need on kõrgelt kvalifitseeritud töökohad, mida just Eesti tegelikult vajab. No selles sõnas rahvuslik lennufilm, seal on hästi palju emotsiooni sees. Tegelikult meil on vaja ennekõike ühendusi, mis meie riigi majandust elavdavad. Ja lennundus muutub väga kiiresti, eriti viimase 10 aasta jooksul ka Euroopas ja muutub praegugi. Et need vanad kontseptsioonid ja süsteemid paraku väikeste lennufirmade puhul enam ei tööta. Ja mida on tänane Eesti lennufirma teinud, ongi leidnud täiesti uue lähenemise, kuidas Eestit ühendada. Et see on oluliselt riskivabam, kui me räägime X-Flyst, kes pakub allhanke teenust teistele lennufirmadele. X-Fly hoidis enne kriisi 5 liini juba Tallinnast üleval. Olgugi, et meie lennukid näevad välja kui mõne suurema lennufirma lennuk, aga meie oleme need, kes aitame seda liini üleval hoida, kuna me suudame pakkuda väga head lennutunni hinda. Ja see on teine viis Eestit ühendada. No ma arvan, et Eestis on ikkagi kõige olulisemad siseliinid ühendused saartega. Saaremaa ja Hiiumaa. Et
täna on väga keeruline näha mingeid muid nii-öelda tasuvaid või mõttekaid siseliine. Ma usun, et iga kriis ju ükskord lõpeb ja need halvad ajad samuti, et Eesti lennufirma lendab kindlasti veel. Näed, päike tuleb välja ja sealpool pilvi on alati päike.